tere päevast, superstaarid! Täna kuskil, ma ei tea, 10 minutit tagasi äkki olid need mingisugused signaalid siin, vähemasti Tallinnas, ma pakun mujal Eestis ka. Et mul on nagu küsimus teile, et kui paljud teist nagu reaalselt teadvustavad, et need inimesed, kes neid signaale korraldavad, et nad on kas täielikud debiilikud või terroristid. Et siin ei ole vaata vahepealset versiooni. Et kas sa nagu reaalselt, kas sa nagu teadvustad seda? Ja kui sa teadvustad, siis mis me siis teeme nagu, et kui kaua me siis kollektiivselt laseme kas täielikudel debiilikutel või terroristidel oma riiki juhtida ja rahasi raisata, maksumaksja rahasi. Ma pakun, et selle idiootsuse peale on kulutatud 10 miljoneid, et need signaalid saaksid olla ja kõlada meie turvalisuse huvides. Et mõtle, see on nüüd aeg, kus nad seal ütlevad, et on masu ja tõstame neid makse ja nii edasi. Ja siis nad tegelevad sellise motherfucking debiilsusega. See on ju täiesti... Kuidas see nagu üldse nagu... Ma mõtlen nagu reaalselt. See, et me kollektiivselt laseme sellel endiselt toimida või jätkuda pärast koroonapettust, mis oli ajaloo suurim inimsuse vastane kuritegu, mis tehti meie enda rahva peal. Ja kõigil on nagu täiesti pohhu. Kusjuures just hiljuti oli see koroonapettuse 6. aastapäev. Nagu, mis mõttes on kõik koroonaterroristid endiselt vabaduses? Nagu reaalselt, mis mõttes nagu? Mis mõttes inimesed kuuluvad ja jälgivad endiselt uudiseid nagu? Ma peaksin olema täielik debiilik, kui ma loeksin Postimeest või Delfit või kuulaks Sky Plussi või ERR-i või ETV-d või Aktuaalset Kaamerat või Kanal 2 või TV3 või Kuku raadiot või Raadio 2. Need on ju konkreetsed terroristide organisatsioonide pressiteadete edastajad. Ma peaksin olema täielik idioot, kui ma läheksin valima Reformi või EKRE-t või Keskerakonda või mis iganes need on. Need on kõik on koroonaterroristid, kõik on täis debiilikud nagu algust lõpuni. Et mõtlengi nagu reaalselt, kas siis nagu enamus inimesed on NPC-d nagu, et no tegelikult nad on ju. Ja siis mõtlen, miks ma seda videot siin teen, eks ju, ja jah, saab ainult naerda selle jama üle, eks ju. No juttu, keegi tahaks mulle ette keerata. No okei, tšau.